Hei, kõik Discgolfis sõbrad. Oleme vaatamas tagumist 9. Ring 1. Annikaru Open 2025. Minuga koos on Silver Koni. Ja hakkamegi vaatama koos TD-dega, kes meil siin mängivad, tuletame meelde ilusti. Mikk Mõts, hetkel +2 peal MPO klassis, reiting 992. Millal tuleb see tonn? Mida tuleb? Daniel Mehine hetkel ringi alguseni rabe, mängib +5, aga siit tuleb veel. Lõbus Tambet, reiting 924, MP50 klassis +4, mis on päris hea. Ja Rihet esindab siis MP40 klassi, hetkel skoor +10, loodame, et back 9-il tuleb neid natuke vähem, neid plusse, et saame selle ringi käima, sest me nägime ka, kuidas front 9-i lõpus hakati alles skoorima. Ja alustamegi rajast number 10, 88 meetrit par 3, OB-d on palju, puid on palju, tuult on ka enamasti väga palju, aga põrdisid on ka palju. Ja see rada 10 ütleks, et üks lihtsamaid. Probleem tekib siin selles, et siin on pigem alati vastu tuul ja kui sa viskad natukene liiga kõrgele selle ketta, siis hakkab see tuul sellega rohkem mängima, lükkab vasakule, jääb kandma, läheb pikaks. Siin jällegi tuleb seda rada harjutada korduvalt tuulega, ilma tuuleta, et tead, mida teha. Jah, et siin peame tunnistama, et sel hetkel, kui ma seda filmima läksin, siis ma olin täiesti esimest korda seal rajal. Et asukoht on täiesti vale valitud ja kahjuks me siit maandumise saame ainult eeldada ja tulles tagasi Silveri jutu peale, et miks see ülespoole visates ketas seal tuulega rohkem mängima hakkab, on selle pääst, mida rohkem üles viskad, seda rohkem tekib nurka ehk kraadi üles, nina üles ja mida rohkem tuul saab ketta alumist osa, seda rohkem ta seda lükkama hakkab nagu purje. Ja, siit, kui ma nüüd algselt lennujoont vaatan, siis pigem visatakse hetkel liiga vasakule, et siin tahaks natukene suuremat kaart näha, et pigem selle parempoolsete mändide latvade juures see keta Saiseriga teele saata. Et see Riheti algne trajektoor tundus parem. See tundus parem, kas me seda näeme kuskil maandumas ka? Ei, vist ei näe. Ja, täpselt oli tegelikult korviga ühel joonel, lihtsalt jäi natuke lühikeseks. Jah, nagu näeme, kõik kettad on siin ilusti ringi sees või väga lähedal ringile, see oli ka pigem ringi sees, ma arvan. Et 4 green'i hitti. Jah, seda siit tegelikult ootaks ka alati, et kui see siit pöördit ei saa, siis alati natukene jätab kripeldama. Jah, esimesel päeval oli siin korvil lausa 3 triple bogey't. Et see on ilmselt koos OB-dega, et ma mõtlen, et esimese läks kogemata OB-sse ja siis vihaga läksid üritama ja viskasid veel OB-sse ja... Kui väga varakult OB-sse satud, siis tõesti on variant, et sa viskad ühe veel OB-sse. Kui eriti, kui sa tõesti tagakätt vihkad ja seda visata ei taha. Ja kuna tegemist oli Eesti meistrivõistluste ja proovivõistlusega, siis täismaja. Ja mängijaid oli tõesti palju. Nii, Mikult kohustuslik pöördi, siis ütleme niimoodi, et loodame, et siin Daniel connectib ka, tuul on vasakult paremale tema jaoks. Danielil... Apsi, see oli täitsa hea putt juba. Jah, sellega võib rahul olla. Kergelt postist paremale, natukene tsentrist madalamal. See ei tule kuskile välja. Tammetilt tagant tuulega 4 meetri comebacker. Väga kindlalt. Mõõdab üle isegi. Nende sammude järgi väga pikad meetrid olid tal, peaks ütlema. Rihet ka siis 10 meetri pealt tabas alarauda, et peab ka parriga leppima, et ei olnud üldse paha pöördikatse ka. Ja, 133 meetrit, par 3. See on selline rada, mis tegelikult ka statistiliselt on päris raske, sest näiteks Ammural mängitakse seda par 4. Alguses tuleb siis sellest künkassit üle saada ja kui sul siin veel ketas tugevas lennus on, siis on võimalus, et see ketas ja lõpus vasakule puude vahele feidib ja saad puttida pöördit. Raskusastmelt on see eelviimane, ta on 17. kohal, puhtalt sellepärast, et pöörit on väga raske võtta. Raja alguses siin vasakul pool on OB ka, seda tuleks kindlasti vältida. Mikult siuke veidikene seifim lähenemine, et päris korvi juurde ei feidi, saad sealt putiga läheneda korvi alla, võtta kindla parri. Väga kindel ise oli ja väga, nagu inglise keeles on see ilus sõna, smooth. Ja, kuigi Mikk läks kindlasti algse ideega sinna korvi alla viskama, aga tema eksimus oli õige. Nii, ära saa oksa, ei saanud.
see, oi. Kas see tabas OB-dokki? See tabas OB-dokki tõesti. Selline ebaõnn. Uskumatu. Aga see ongi discgolf. Ja. Sealt, mitte et keeruline lähenemine oleks, aga... Oi, kaunis. Tambet on täitsa mängumees. Ja, kui ei ole pikka viset, siis sinna täpselt selle künka peale tahaksidki. Sealt on lihtne 40-50 meetrit lähenemist. Ja, nüüd on kindla peale mängides eeskäsi on siin tundub kõige ägedam. Ja, eestkäega hoiad kindlasti selle ketta madalamal ka. Väljud kõrgeval olevaid oksi. Ideaalne sooritus. Väga ilus. Nii. Tambet on isegi ennem kui Daniel. Kas tõesti? Seal männi tagasi näeme seda korvi lippu. Ja. Tundus, et see maandus natuke liig korvil lähemale. Et võib-olla siis läks mäest alla veel mingi 5-6 peale. Et seda näeb alles siis, kui me korvi juurde jõuame, et praegu ei tea keegi. Jah, et kui keegi vaatab ja ei ole kunagi Annikorus mängimas käinud, et miks see OB seal vasakul on? Seal on nii palju tühja maad, et võiks seal mitte OB-d olla, et karistame Danielt. Aga see OB on selle pärast, et seal vasakul kohe on järgmise ala, raja tiiala. Nägime Daniel lähenemist otsustas eestkäega läheneda. See siis teeb selle nõlvale maandumise natuke sujuvamaks ja näemegi, et tema ketas on seal tegelikult meetri peale maandunud. Väga, väga hästi kasutas groundplay'd ära. Kuidas see inglise keeles oli? Attempt, rinse and repeat. Kahjuks Rihetil bogeyputt oli ka, siis läks mööda, et ei sinna. Tuleb siin double bogey'ga jälle leppida. Jah, et see oli ikka õnnetu ära veenemine tegelikult, et seal ei olegi midagi vägevat kommenteerida, et kui sul ikkagi ülesmäge on ligi 9-meetrine putte, siis veereb uuesti sulle kõrvale 9 meetri peale, siis ikkagi võtab tujuma. Sul ei pea olema palju ebaõnne, et sükses nõlva peal korvi, kui sa nii midagi puutud ja kukud korvist välja, et kui ta läheb rolli, siis see ei tähenda, et see oleks õnnetus või midagi, see on nii tavaline asi. Nii, ilus roheline korv number 12, par 300 meetrit. Täpselt, nii ilusad nullid on seal. Aga jah, siin toon natukene tõmled selle pärast, et siin on tihe mets, väga-väga tihe mets. Siin aalide pääsen läbi ja nagu näeme, see mets on tõesti väga tihe ja nurgad on väga-väga. Et mina olen näinud, kuidas on siin visatud ringi sisse. Need on ülikaunid visked, et siin tulebki, nagu näeme, siin on tunnel, sul on ees lihtsalt, et pane pimedas sinna valgus sinna lõppu ja sul, oi. Tagakäega, ma arvan, see on üks tehnilisemaid viskeid Annikori discgolfi pargis, et sa pead saama late flipi tunnelisse ja veel lõpu feidiga saama. Eksimused karistavad siin väga palju. Kas eelmisel aastal, võib-olla ka sellel aastal me saime Starframe'i siin 4 Opa. 2 outside'i ja 2 ringist putti ja sellist asja ma ei näe ilmselt mitte kunagi enam. Ja mind kohal ei olnud. Nii et peame uskuma ja kindlasti juhtus. Mina ise lähen siit samamoodi mängima nagu Rihet, kahjuks puukikk, aga lähen eestkäega mängima sükest viset, mis maandubki ringist väljas, tõenäoliselt mingi 15 peal. Natukene turvalisem tunnel on. Aga pöördid variandid on jälle selle võrra väiksemad. Jah, Rihetil siin ei läinud just kõige paremini, et kui ma ei eksi, see sinine ketas, siin ongi tema ketas. Või see on Tambeti ketas. Nüüd siin juba hakkab ketad sessi minema, kõik on siin kuskil võsas. Nii. Need ketad, mis sinna fairway'st vasakule kikivad, nendega lähebki keeruliseks, seal on väga palju tihedat metsa. Et kui sa leiad, satud mingi tunneli otsa, mille kaudu korvi alla läheneda, siis oled õnnega koos. Opsti! Või siis oled skilliga koos ja paned ära. See oli tõesti Tambeti ketas seal. No nii, shot of the day. No. Tõesti super sooritus, et leidis selle ühe tunneli ja see oligi see õige tunnel. Et suvitav, kas... Ja peaaegu järgi. Et suvitav, kas oligi seal täpselt selline tunnel ees, mida oli hea mõnus sihtida. Et kui ma seda taban, siis ta on korvis. Yeah. Tubli Tambet, see ilus. Nii, veel üks puu. Jah, see on nüüd pargi mõttes on see raske rada, mis on vaja üle elada, sest
Nüüd järgmised rajad on sellised, kus sa pead hakkama skoorima. Opa. Nii, Daniel on ka ennast ikka ilusti käima saanud. Jah, isegi 2 pöördit sellelt rajalt saada ühe puuli kohta on väga hea, et siin sellele ära, kuigi tulevad ka paar voogit. Oi, mis? Noh, siin ei ole midagi kommenteerida. Võtta täppi sisse ja ise tegid kõik õigesti. Oota, ma tuletame hingama ka. Yeah. Aga mis siin ikka, tuletame meelde, minge discgolfi trenni või nautige seda videot lihtsalt. Bye! Nii, vaikus nauditud. Rada 13, 88 meetrit. Isegi ma ütleks 90% jaoks on see puhas eestkäib ise. Tuleb ketast saata siit kõrgemale natukene. Mõned mängijad ka siin skipi peale. Korv on siin natukene nõlvast alla viidud paremale. Ma ei tea, kas üldse Annikoru discgolfipargis see korv kunagi asukohta on muutnud. Tiiala on küll korduvalt liikunud siia-sinna natukene. Aga noh, näed, leidsime selle ühe tagaga üles. Ja, et ma just jäi mõtlema, et mul see suvi sai tehtud kette üle vaate videot sellisest kettest nagu MVP uplink. Tagakettega võiks see siia sobida suurepäraselt, sest see ei tule kunagi tagasi. See võiks siia sobida küll. Tagakäega nagu on, et seda avatunnelit on natukene alati keerulisem tabada, ebamugavam võib-olla, et sa pead korra pilgu ära keerama ja sellepärast üritad seda eestkäega pigem rohkem visata. Noh, siin meil Daniel nüüd näitabki, kuidas seda peab viskama, et me tuli meile täpselt kaamera ette, me ei näinud, kuidas see maandas, aga ma eeldan, et see on ringis. See peaks olema ringis, see jäi ilmselt tee peale, jääb allamäge putt tõenäoliselt ringist napilt ja sees, et 8 meetrit ma pakuks. See meeldib mulle rohkem, mulle meeldib see natukene kõrgem vise, sellel on rohkem aega feidida paremale korvi poole. Küsimus ongi nüüd, kuidas selle distantsiga nüüd hakkama sai. Samas ma vaatan hetkel all skoor, et Tammet on väga hästi mänginud +3 peal. Aga mõtle, paar korvi tagasi oli ju Mikk oli meil Danielist mingi 6 või 7 viset ees. Ja hetkele vahe ainult 1 vise, et see võtab selle Annikoru ohud ilusti kokku, ma arvan. Jah, Mikk oli siin juba võitlemas tagasi ennast parri poole, kui nüüd see eelmine õnnetu double bogey oli natuke tõmbas jälle oo maha. Loodame, et saab selle lõpuotsa ikkagi skoorida ja järgmises ringis kokku võtta. Just kiitsime Tambetit ja kahjuks. Ja ma arvulas eeskätt kasutama. 3. vise on endiselt tundub siuke keeruline on. Putter on soe. Äkki, kas tõesti, ma korraks mõtlen, kas tõesti läheb teist korda. Oi, kui tore on ikka peale pikka aega vaadata seda videomaterjali. Ega sa ei saagi häid putte ära panna, kui sa kogu aeg pargid. Jah, et jälle tuletame jälle Simon Lisotti, et kuldsed sõnad, et kehv avavise annab võimaluse heaks lähenemiseks. Jah, reedelt aus üritus, pikk proov. Daniel isegi natuke lähemal, kui ma arvasin. See on täiesti okei koht, kus olla. Jah, võib-olla ongi, et tingimata ei olegi vaja sellest mäest siin alla tungida, et see allamäge putt ei ole väga keeruline. Danielile neid soorituses ideaalne külpi on saanud käe soojaks. Mikul natuke veel lähemal. See Miku avadrive oli ka siuke, mida me küll ei kommenteerinud, aga oli käest ära või läks, siis ma teadsin, et see on seal lähedal. See lihtsalt oli nii aeg, et peab nägema. Jah. Jällegi siuke klassikaline 2 pöördit ja 1 par, okei, see Tambetil bogey võiks nüüd olemata olla, aga paar pöördit siin puuli peale siit rajalt kindlasti tahaks saada. Ja, aga samas Tambet näiteks meil tagant käe ohud ilusti välja. Nii nagu sa selle välja tõid, et koolitus. Nii, korv number 14, par 3, 82 meetrit ja saare rada. Kõik muu on hasard, peab saarel saama. Saar paistab siit droonivideost imeliselt välja. Et kõik see kollane joon on see ala, kuhu sa tahad sisse saada. See üleval vasakul oks, millest me just praegu mööda sõitme, võtab väga palju kettade alla. Et nii palju ma olen mänginud seal on, siis grupist alati keegi on seda tabanud seal. Et võiks see keegi selle juba oksa sealt alla visatu kaus olla. Et mina olen see keegi enamasti olnud. Jah, kui nüüd taga taustal vaadata selle nii-öelda tiiale kõrval olev kasest kohe paremal olev mänd, mis on hästi peenike taga paistab, siis see on see üks, mis on
millest on vaja napilt mööda saada, vahet ei ole kummalt poolt. Daniel läheb kindlalt sealt paremalt mööda, aga kui sa tollega natuke flirdid ühelt või teiselt poolt, siis on hea vise. Et kui sa lähed liiga laialt hakkad juba minema, siis on näha, et see pigem ei olnud hea vise. Et minu isiklikult selle korviga ongi see, et olen seda kuulsat oksa siin tabanud kuskil 6 korrast 5 ja sellel 1 korral tabasin korvi. Et väga hea statistika. Siin soovitus oleks pigem üldse mitte olla oksaga riskida, visata oluliselt tugevamalt see vise ja visata vastu maad ja lasta kettal siis nii-öelda skippida mäest üles natukene. Siis välistad neid ohte natuke rohkem. Vahet siis jälle kas eest või tagant käega. Läks natuke laiemalt, olen näinud, et sealt ronib läbi, aga kahjuks seekord mitte. Ja see on üks tihedamaid kohti, kust riskima minna. Aga Hazard nüüd tema peab mängimist ketta juurest ja saab lisakaristuse. See tundub ka väga korralt täpselt see, mis sa just ütlesid. Natuke ülespoole. Natuke ülespoole, ta tabas seda viimast murulaiku, et oleks ta seal saanud mulla peale, sealt oleks seal oluliselt suurem hoog ja üles mäge roninud ketas. Ai. See on nüüd see karm osa, kui see isegi teise viske, järgmise viskega veel samuti Hazardis oled. Teed küll 4 viset, aga kuskilt tuli järsku 2 juurde. Loogi. Et nagu ütlesin, kahjuks on see discgolfi osa ja see on see koht, kus saab õppida, et alla neelata ja järgmise korral tuleb see ära unustada juba. Mikul nüüd see nii-öelda jällegi. Ta on nii palju Annikurus mängid, ta teeb väga hästi, et see on kohustuslik pöördi ja skooris. Natukene mõtles küll ketas, et kas tasub anda, aga andis ikkagist. Tambetil samamoodi pöördi putt, 8,5 meetrit, võib-olla 8 üles mäge. Jälle paar millimeetrit puudu. Tambeti terve ring on selle muusikaga läinud praegu et vastu instrumenti igale poole. Väga tublisti mängid tegelikult ja endiselt skoor näitab ka, et kui ta oleks neid putte nüüd ära pannud siin kas või pooled, oleks väga kõva ring juba. Minimaalselt 0 oleks kindlasti hetkel. Et Annikuru 0 on ikkagi pro-rajal kindlasti väga hea oi. See oli jälle üks öeldud tööõnnetus. Ei tabanud instrumenti. Aga see on nii suure kaldega, kus sa siin eelistad rohkem olla, kas allpool või üleval pool? Korvi all. Korvi all, okei, seal on parem, jah. Minu puti statistika näitab, et ole korvi all, et siis... siis on kindlasti. Siis on lootust pöördile, aga ei, allpool on vähem takistusi. 115, 82 meetrit. See on siuke pigem tundub võib-olla lihtne, aga see lisatud OB siin paremal, mis nüüd tekkis hiljaaegu, see teeb selle raja siis keeruliseks, sest enam ei ole seda, et väike eksimus on ikka parr. Nüüd hakkab juba pougi palju kiiremini mängu tulema. Tagakäe joone jaoks on see väga kitsas vise, et eestkäega oluliselt lihtsam see ketas flatilt välja saata, kui näitab peaaegu ideaalselt ette selle joone. Tagakäe jaoks pead nii palju flippama seda lõpu otsast ketast, et on väga keeruline. Aga kas me Tambeti esituses võib-olla näeme seda? Jah, et tagakäega tõesti on tehniliselt väga keeruline avavise, et kui sa tahad seda põrdit saada. Daniel joon on nüüd väga hea. Ja skip tundus ka päris hea tegelikult, et võib ringi ääres olla küll. Seal veel 5% jõudu juurde ja on täiesti pargitud. Ja nagu kaamera pealt näeme, et vihmapiisad. Et esimesel päeval see nagu Eesti suvi ikka, et päike on peidus ja vihm ütleb tere tema poolt. Kui muidu anna, siis paariks viimaseks korviks ikka. Ma arvan, et selle raja siuke ongi oluline asi, mis kaasa võtta, et väldi seda parempoolset OB-d. Tee see vise. Oi, see tundub päris kaunis ju. Seal on jõudu küll. Liiga palju jõudu äkki või? Nüüd tuleb skoorida putiga seal, jah. Ei, ma arvan, et see oli väga hea. Oi. Sa oled imelised nõlvad ja puud seal korvi läheses. Uskumatu. Miks see siis seal puukikki seal lõpufaasis? Päris hea proov oli. Iisakas rann, aga parr. Nii, nagu minule tundus, siis Tani ongi täitsa ringi ääres.
ta on isegi, nagu näeme, ring jookseb täpselt jala talla keskelt läbi. Jah. Ei olnud kohustuslik pöördi enam selle, aga näost oli, et ta seda väga tahtis. Et raskuse poolest, kui statistika järgi vaadata, siis ta kuulub see rada pigem lihtsamate poole, et raskuselt või siis kerguselt 7 juba. Täpselt nii, Tambetilt tagakäe viskaja jaoks siuke gameplani järgi parema eeldar. Jah, oi, rihed sai nii lähedale, et jah, seal ülemise riiuli peal nii-öelda on raske juba ketast pidama saada. Appi, et see on tõesti suurepärane pöörgi, väga tubli. Jah, täppin põhimõtteliselt tõsta sisse pöörgi. Peale esimest puukiki Miku poolt väike rand ja parr on okei. Saime selle ära ilma pougideta, see on tuli sooritada. Pöördisid oleks võinud olla rohkem, aga... Jah, väga hästi. Et liigume edasi. Rada number 16, par 3, 106 meetrit. Korv on seal, kus need indiviidid liiguvad, et tervitaks teid. Ma enam ei mäleta teie nägusid. Andke andeks. Aga väga lihtsa koeline tunneli vise, mille keskel on org. Et korv on natukene madalam kui viskaja, aga ei midagi drastiliselt keerulist siin ei ole. Täpselt nii, Lenjase ketas, mis lendab sul 100 meetrit otse ja saab lõpu feidi, siis see on see rada, kus seda ketast visata. Jah, et see nüüd tundub kuskile vasakule ära. Et üks asi, millega inimesed kipuvad ära unustama, et kui kaamera filmist, temal on see ekraan oluliselt pisem seal kaamera küljes ja vahest kaovad need täpid seal nii kiiresti ära. Mikk on natuke liiga otse peale, et tahaks ikka, et see ketas pikemalt seal paremal pool fairway'd liiguks. Aga ringis. Siuke väike eksimus, kuna tal oli sirge ketas, ilmselt viskas keskmaa ketast, siis sellega annab selle vea andeks. Aga ei näe. Vaata, et üks kõige lihtsamaid radu mängis täpselt parri päeva peale kõikide mängijate peale. Oi. Ja okei, statistika ütleb, et täpselt parri ja 30 pöördit visate siin. Et kõrvale näiteks 87 parri. Daniel nüüd tiiale veel libises ja ketas läks vara näpust. Ei saanud kuidagi seda ketast lendu nii nagu tahaks, et temal on nüüd parri nimel vaja veel tööd teha. Tambetil on ka mingisugune putt, päris õnnelik ta selle viskega ei ole, aga väike plats käis, et pigem rahul. Jah, ringi ääres tõenäoliselt maandusketas. Oi, mulle korraks tundus, et kas tõesti see läheb. Väike ranni moodi vise küll oli, jah. Daniel saab putiga lähendada, mis on tegelikult suur boonus, et tal lendas järelikult ketas piisavalt kaugele. Apsti. Okei, stressivaba parr. See on okei, kui eksid tiibelt. Näe, Tambetil jäi isegi ringi. No Tammeti see 10 meetri lähedalt need putid. Äkki see kord. Ikka jälle paar millimeetrit. Uskumatu. Noh, juhtub meil kõigil selliseid päevi tegelikult, et see on täitsa... Kumba sa ise eelistad? Kas selline päev, kus kõik läheb napilt sisse või kõik napilt välja? Kui sa saad valida, mille sa valiksid? Ma valiks neid napilt välja või tulemis üldse. Ega Tambeti puhul et lähed koju, vaatad, skoor oli selline, võib-olla ringi lõpus ei ole meeleski, et tegelikult sa panid 10 putti üli napilt mööda. Tegelikult oli väga okei ring, et lihtsalt midagi natuke puudu. Natuke oleks nüüd drive lähemal olla ja natuke oleks putt paremini, siis see oleks olnud ideaalne ring, et tegelikult Tambeti puhul respekt, et no. Tõesti, vägevalt on mänginud. Jah. Nii, täpselt nagu statistika ütleb, tegelikult feature kaardi kohta hästi, alla parri keskmine. Jah, nii peaks mängima, seal poogi kohta on vähe. Jah, ja tuletame meelde, et liituge Patroniga, sellepärast, et ei toeta ainult mind, te toetate ka ühte Eesti noormängijat. Sel aastal on selleks Markus Saarepuu, järgmise aastal võib-olla uuesti Markus, ei tea, seda saame Patronist sees teada sellepärast, et teeme hääletusega. Patroni liikmed ise otsustavad, kellele me seda toetust jagame. Nii. 17 rada on nüüd pikendatud hiljuti 160 meetrit, par 4. Kui muidu oli siuke iigel pigem see, mida alati tiibelt püüdma, siis nüüd ta on pigem haruldus.
ketas jällegi, kui sa lähed siit tunnelist lõpuni välja viskama, siis see peab olema jälle siuke ideaalne ketta valik, sa pead tema seda distantsi driverit teadma ja üli hästi, mis joonega ta sul lendab. Ja isegi kui see ise on tunnelis, siis tuul ikkagi natukene mõjutab sealt põllu pealt selja tagant. Korv on samuti sinna natukene nii vallide kui puude taha peitu lükatud. Et pigem pikalt tunnelisse ja võtta sealt, mis sealt tuleb. Ja kui sa siit tunnelist lõpuni välja ei suuda visata, siis keskendu sellele, et sa jääksid fairway'le. Et siin on ülioluline mitte teha sükest viset. Rajahooldus. Et siin jällegi, nii kui sa teed, saad kiki vasakule paremale, siis on layup fairway'le. Ja. Kui sa just ei taha riskida suuremate numbritega scorecardil. No, see on, nii nagu sa ütlesid, fairway'le tuleb visata, kui välja ei viska. See oli ilmselgelt natuke liiga madal, aga väga aus viga. Ma võtaks selle jällegi. Et kas vanasti Tiiale oli siin, kus see väikene kuusakene on? Ja 10 meetrit eespool. See pani oluliselt reale raskusastet juurde, kuna see tunnel on piisavalt pikk, millest ta läbi saada. Jah, et tunnel lõpeb kuskil 140 peale ära alles. Aga kõigepealt vaja tunnelini jõuda. Jah, see on esimene ülesanne gameplanis. Kuigi see tunneli kuju on täpselt selline, kus tagaaega viskad, siis nüüd selle koha peal tekib paremale poole natuke ruumi ja siis hakkab tagasi feidima. Tambeti püksid ikka lehvivad, et siin on, tundub, et tagant tuul, et peaks valima natukene võib-olla lahjemaga ette, et ta flippaks. No see on allamäge visata, see ei tahaks ülesse poole visata. See oli natuke kõrge, jah, sa annad liiga palju kettale ruumi või feidida metsa vahele. Et väga raske on, et sükse kõrguse pealt üle, et ta jääks sinna keset teed. Mikk nüüd üritab natuke rohkem ära amsata siit fairway'lt, et päris tavalist layup ei taha teha. Parr on mängus. Parr on mängus, aga toob ka mängu sellega suuremad numbrid. Nii, Rihet jäi nüüd väga ilusti tegelikult fairway peale. Või see tundub väga kaunis. Jah, nüüd kui ta skipiga saaks, siis oleks ringis. Aga see muru võtab see päris hästi kinni, et ma eeldan, et ta ei ringist natukene välja. Aga ikkagi pöördi putt. Sisse. Oot. Mikk. Ja nii juhtuski, et kahjuks catchcam'i meil seal ei olnud, aga pöördi. Opa, see oli küll üllatus nüüd. Järsku ilmus siin ka pöördi täis sinna. Me juba hakkasime poogit mängu tooma jutuga ja Mikk etsid, et kuule poisid. Kuule, rahule kõma. I got this. Hold my beer. Aga ei, väga hästi, nagu nägime kaadrist. Mikk oli ise ka segadus, et oota, mis nüüd juhtus. Täiesti läbi metsaga kuidagi. Hästi. Aga siin on Daniel läheneb eest käega. Mulle ka tegelikult see play meeldib. Jääb õljuma paremini ja sest nagu näeme. Väga kaunis paistis läbi. Need tunnelid, mis tekivad nüüd fairway'lt korvi poole otsa minnes, siis eestkäega on väga hästi nagu lihtsam neid tabada natuke. Oi, väga aus üritus tegelikult, päris ebameeldivust asendist õrnad künka pealt, et oli näha, et tasakaal kadus peale vissesooritust ära, aga seekord ei olnud millimeetrit puudu. Ei olnud, jah. Et ringi lõpus on ikka väsimus ka peal. Jah, et kahjuks Paugi ise ei ole rahul, aga ilmselt oleks tahtnud selle eelmisega natukene korvi tabada. Ilmselt küll, jah. Aga natuke teistmoodi pöördi siis Danieli poolt või Mikul. Süke okei avadraiv sinna fairway keskele ja süke, ütleme nii, et ei olnud lihtne lähenemine. See putteriga eestkäe annuka vise ei ole lihtne, aga touchi on ja... Oi, me oleme seda täna liiga palju näinud, kui ma... Jah, sellised tööõnnetused, et korvil natuke liiga lähedalt. Väga hästi oli korv tegelikult on mängitud. Aga sellest vaatamata on meil viimane korv 18. par 327 meetrit. Meil on safe ala, mis lõpeb kohe umbes selle kohalt äkki. Siin dokki hetkel ei ole näinud, aga umbes selle kohalt lõpeb. Ja peale seda pead saama saarele. Seega, kui sul 127 meetrit käes ei ole, siis mängi safe'i, mis on kuskil 60 meetrit äkki. Ja sealt viska korvi alla ja täppin parra. Ja see on üks pähkel siia ringi lõppu.
see on jällegi, see layup on ka selline, et kui sa lähed layupi tegema ja kardad, võid ka teise viskaga eksida. Ja sellepärast ma tean, et siuksed mõned mängijad lähevadki viskama nii kaugele, kui saavad ja Hazardisse, sealt viskavad korvi alla, võtavad kindla 4. Et siin... Aga oi. Mikul nad peab pidama natukene pikem, see oleks juba ohustanud. Ja, siin on, kui on viset, siis on tegelikult on pigem Aiseri vise, sa ei pea fleksima. Daniel, ma arvan, ka pigem läheb tugevalt, viskab siis flatilt paremale. No jääb sirgelt. Ja nüüd reidib. Väga ilus. Võtta. See on ilusti ringis, jah. Kaunis. Ja Daniel vaatamata sellele, et oli peale 3. rada oli +4 peal ja sealt tuli veel väga palju õnnetusi ja nüüd on +1 on mängus. Ja Mikk on samamoodi ennast ikka ilusti miinusesse lõpuks välja võitlenud. See on see Riheti gameplay, et mis ma rääkisin, et sa lähed jõuga viskama, võib-olla jõuad saarele, kui ei jõua, siis on väga lihtne lähenemine, lepid selle +1-ga. Kui sa teed lay-upi ja eksid siis Hazardisse, siis juba tuleb double bogey mängu, tulevad suuremad numbrid. Jah, et see on asi, mis mina pean selja kõrva taha panema, kas see nüüd ei ikka läks safe. Näed, siin ongi see väikene lipukene, kus kohas see safe ala ära lõppes. Et... Mulle tundus, et Tambet läks ka samamoodi hästi kaugele vajutama, aga kahjuks läks napilt Hazardist üle, Hazardisse. Jah, et 127 meetrit sellise õrnalt alla mäge minu jaoks ka pigem selline, mis nagu heal päeval ja viskega juhtub. Ja kui sul on veel ringi lõpuks natuke liiga palju energiat üle, siis ka selle saare taga on väike tiigike, kuhu võid ka samamoodi sattuda. Et kui mõtled, et nüüd on jõud otsas, ma panen veel natuke tugevama viske, siis opa, nii väga ilus putsi ja ring lõppu -2. No tugev finish ikka Mikult, et siin oleksin plussi poole peale jäänud, oleks mängust väljas olnud, ma arvan -2-ga siin mängida veel on palju ja skoorimisvõimalus tekib. Samamoodi väga tugev lõpp Danieli poolt, et... Jah, back 9 on lihtsam, aga see ei tähenda, et see oleks nagu tõsta sisse pöördid igale poole, et siin ikka poisid tegid tööd, panid putte ära, tegid häid drive. Jah, eelmise korral tegi Mikk väga palju, nägi vaeva. Jah, aga huvitav scramble pöördi jaoks. Tambetilt ja Rihetilt siis suht lihtsalt bogid, nii nagu sa ütlesid. No Rihet mängis ideaalselt seda, nagu sa kirjeldasid, et kui tõesti välja ei jaksa, võta see kindel bogs ja selle korral bogs tõesti ei ole hullu midagi. Aga ongi meil ring läbi, siin on väikene pealtvaatuskond, et tervitaks teid kõiki ja meil ongi siin top 10, keda me siin ei näe. Huvitav, kus mina kadusin? Sind ei olegi. Ossa, kuidas Essa ring nii läks? Aga kõik tuttavad nimed. Roland -8-ga alustab seda homset päeva ja top 10 lõpetab Alain Marko Anton -1-ga, et need Mikk Mõts oma -2-ga võitleski top 10 ilusest tagasi. Nii nagu sa ütlesid, -2-ga on veel mängus sees. Teisel ringil mängitakse nüüd amatöörrada ja seda tulge uuesti vaatama. Siin ei olegi midagi öelda, et nimekiri on uhke tegelikult ja nii, nagu siin meie võistlejate pooled põtsud meie vahel ja tšau. Tšau.